Magustoiduks on meil eriti elegantne roog Prantsusmaalt, Millefeuille. Kuidas sa selle lahendad? Paneme kokku siin nii-öelda siis klassikalise kombinatsiooni magus koos magusaga, kus kohas siis dessertveini rikkalik aroomi ja maitseprofiil ühildub siis desserdi enda lopsakate maitsetega ning magusus balansseerib magusust. Väga põnev. Saan vist. Aga proovime järgi. Sul on ees kuiv valge vein ja magus vein. Mulle tundub, et magus on kollakam ja see kuiv on siis heledam. Aga maitse korraks üle, et saaks kindel olla. Mõnikord on ka täiesti võib-olla vastupidi. Ja aroomi poolest on see juba päris magus. Siiski kuiv. Siiski kuiv, jah? On tõesti. Proovime nüüd seda teist. Täiesti magus. Aga võta nüüd üks tükk seda valge šokolaadikooki. Seda ma võin võtta suure tükiga hea meelega. Võta kas või suur tükk. Proovi nüüd seda kuiva valge veiniga. Vein läheb hapuks. Vein muutus päris palju. Jah, vein muutus tõsiselt. Veini puuviljasus kaob ära, tal jääbki ainult see happe. Tal ei ole enam niisugust nii-öelda tasakaalu. Ehk magustoit teeb kuiva veini tasakaalust välja. Mis pärast pannakse magustoidule magusat veini, on see, et tegelikult toidu magusus neutraliseerib veinisoeva magususe. Ja kui ta teeb magusat veini, siis see magus vein üldse on nii magus. Jah, läheb küll tagasi. Aga samas ta on ikkagi tasakaalust, ta ikkagi säilitab enda karakterit ja tasakaalustab toidu magusust. Ühesõnaga, mis sa, Kristjan, mulle siin öelda tahad, et magusa toidu kõrvale võiks olla ka magus vein ikkagi? Sobilik magus vein. Sobilik magus vein. Just. Vot selle mõtte võtamegi siit täna kaasa.